Minu käest on viimasel ajal suht palju küsitud, et kui kallis on Austraalias elada. Et mis on need hinnad, mis maksab lihtsalt tavaline inimese elu siin Austraalias. Et vaatame need hinnad täna koos üle. No tšau, täna siis sihuke veidi teistmoodi video. Et tegelikult ikkagi alguses oli plaanis teha tänane video siis koos Martiniga. Nii et me räägime siis seekord Martini Austraaliasse tulemisest, sellest, kuidas temal siin see kogu teekond siiamaani läinud on, millega ta praegu tegeleb ja nii edasi. Aga kuna on olnud natuke kiired ajad, siis me ei ole seda teha jõudnud. Ja paljud inimesed on küsinud minu käest Austraalia hindade kohta just. Siis teeme siia vahepeal sihukese väikse video. Ma loodan, et inimesi huvitab. Ma loodan, et te vaatate seda. Väga võimalik, et see video võib ka väga igav tulla. Et elame näeme, kuidas ja mis. Aga seekord siis nii. Järgmine kord juba läheme sellega edasi, nagu räägitud sai. Et kõigepealt Martin ja siis juba järgmised inimesed, kellel on siin teile midagi jagada, enda Austraalia kogemusest rääkida. Et jah, mis seal ikka. Hakkame vaikselt teemaga peale ja vaatame, mis need asjad siin Austraalias siis maksta võivad. Selleks, et seda oleks natukene lihtsam siis teha, olen ma teinud endale telefonisse väikse nimekirja ja pannud endale siia mingisugused hinnad. Et mul oleks siis pisut lihtsam neid teile välja tuua ja nendest natukene lihtsam rääkida ka. Aga alustuseks võtakski siin kohe ette näiteks toidupoe hinnad. Et Austraalias on päris mitu erinevat toidupoeketti, nii nagu ka Eestis. Ja olenevalt sellest, millises toidupoes sa käid, siis olenevalt sellest on ka hinnad. Et nii nagu Eestis Maxima on odavam, on ju, siis Selver on näiteks kallim ja võib-olla see Remi kõige kallim. Et nii on ka Austraalias, et meil on mitu erinevat poeketti. Ise kõige rohkem käin Woolsis, ehk siis Woolsport, mis on Esperance'is olemas täitsa. Ja seda ma saaks võrrelda võib-olla Eestis siis Selveriga. Aga on ka odavamaid poode, näiteks Coles, mis on suht sama nagu Maxi Market. Ja on ka veel meil Aldi, mis on siis võrrelda võib-olla Lidele või Maximaga, aga noh, Aldit ega Colesi minu teada meil siin lähetuses pole, nii et hetkel jääb ikkagi Wools. Ja loomulikult meil on ka olemas IGA, mis on siis võib-olla Eesti mõttes suuruse poolest võrreldav meie poega, Viljandis näiteks Leola pood, aga hindade poolest pigem sihuke suht kallis ikkagi. Et siin ma olengi toonud välja näiteks Woolworthsi hinnad, et valisin mingid tooted ja panin need hinnad endale kirja siia nii dollarites kui ka siis eurodes. Et kes tahab, kes teab Eesti hindasid, saab neid ise võrrelda, et ma ei hakanud eraldi välja otsima, kui palju näiteks sama asi Eestis maksab. Aga annab võib-olla teile mingisugust aimu, et mis need toidukaupade hinnad siis siin Austraalias kohapeal meil on. Et esimeseks näiteks valisingi kohe kõige tavalisema toiduaine, mitte toiduaine, aga ütleme tooraine, mida iga inimene meist kasutab, on kartul on ju. Kilohinnaga 88 senti, see on siis dollarites ja eurodes teeb see 52 eurosenti. See on nüüd kilohind siis. Liitrine piim pudelis, mitte nüüd siis selles plastikpakis või papppakis on 2,90, eurodes 1,70. Juustupakk poolekilone 7,90 ehk siis 4 eurot 70 senti või siis kilohinda arvestades oli ta $15 80 senti ehk siis 9,4 eurot. Liha koha pealt on nüüd päris raske rääkida selles mõttes, et liha on hästi palju poes erinevat ja kes mida ostab, et valik on tegelikult väga suur ja lai. Et mina oskan siin välja tuua näiteks selle sama, mida mina ostan, on siis sihuke veisiliha steak,
2 tükki neid pakis. Seal on sihuke ringikujuline, ma ei oskagi öelda, sihuke määre, võie, mida siis saab sinna peale sulatada, et see annab selle lisamaitset veel. Ja selle paki hinnaks on siis $15.20, mis siis eurodes teeb 9 € ja 10 senti. Järgmiseks võib olla siis välja tuua kanafilee ehk siis kanarinnafile. Poolekilane pakk, kui me ei eksi. 2 tükki on seal pakis sees ja hinnaks oli $9.40 ehk siis 5 € 60 senti. Või siis jällegi kilohinnaga arvestades siis $14,5 ehk siis 8 € ja 60 senti kilo. Siia vahepeale võib-olla lihtsalt mainiks ära, mis siis minu viimane poeskäigu arve oli. Ostsin endale igasugu erinevat manti. Tavaliselt ma ostan nädalaks korraga endale toidukraami, aga seekord ma ostsin endale siin mingeid hambapastasid, šampoone, kõike muud, mis veel kodust otsas oli. Ja ütleme, et 1 nädalaks toidukorv läks mulle maksma siis $246 ehk siis 147 eurot. Aga on veel mõned tooted, mille hinnad ma endale üles kirjutasin, näiteks makaronid ehk siis pasta, 500-grammine pakk, $3.50, eurodes 2.10. Pringlesi krõpsud, suur see silindrikujuline, nii nagu ikka, $5.50 ehk siis 3 € 30 senti. 2-liitrine suur Coca-Cola, $3.50, eurodes 2.10 ja ma ei tea, külmutatud pitsa näiteks on $7 tükk ehk siis 4 € ja 20 senti. Ja hindade koha pealt mainin ära ka, et need hinnad on mul natukene ümardatud, et ma ei hakanud siin kõike päris sendi haavalt kirja panema, et ma ikkagi võtsin siukse ilusa ümmarguse numbri, et nii on kõige lihtsam arvutada ja ma arvan, et ega see paar senti siia-sinna midagi ei muuda ka enam. Aga järgmiseks üks sihuke väga sageli esinev küsimus, kui palju siis see kütus Austraalias maksab. Et siin on kahetisi jutte, kes ütleb, et küte on nagu meeletult odav, kes ütleb, et küte on suht sama, mis Eestis, kes ütleb, et mõnes kohas on küte nagu meeletult kallis. No, ma ikkagi jään selle arvamuse juurde, et kütus on Austraalias odav, aga eks see sõltub sellest ka, millega sa sõidad. Et nagu enamus inimesed teavad, siis Austraalia inimesele meeldib meeletult bensiinimootoriga auto, eriti veel mingid suured mootorid, V6-d, V8-d, kütusekulu suur, saavad palju tankida. Ja noh, sealt maalt võib-olla läheb see asi juba kalliks natukene, aga siiski liitrihinnad võrreldes Eestiga üpris mõistlikud. Ja kindlasti siin sõltub sellest ka, et millisest tanklaketist sa tangid, pluss näiteks väiksemad kohad, maakohad, mingid siuksed on siis kindlasti kallimad kui mõnes linnas. Et need hinnad praegu, mis ma siin endale välja olen kirjutanud, need ei ole kuskilt posti otsast võetud, see on nüüd interneti järgi sihuke keskmine ja alustakski siin bensuhindadest. Et Austraalias on siis 3 erinevat bensutüüpi, mis sa saad tanklast tankida. Eestis on meil ainult 95 ja 98, siis Austraalias on ka 91 ja 91 liitri hinnaks tulebki $1.70 ehk siis 1 € ja 1 sent on liiter. Ja tegelikult see 91 on täiesti normaalne bensiin siin ja põhimõtteliselt ikkagi suurem osa inimesi sõidabki selle kütusega. Samuti on olemas E95, nii nagu Eestis, liitri hinnaga $1.80 ehk siis 1 € ja 7 senti. Ja loomulikult E98 ja selle liitri hind on siis $1.90 ehk siis 1 € 13 senti. Ja loomulikult ka diisel on neist siis kõige odavam ja liitri hinnaks tuleb $1.60 ehk siis 95 eurosenti. Et ikkagi kokkuvõttes kõige odavam, kõige mõistlikum on ka siin riigis sõita diiselautoga. Järgmisena oskan sulle välja tuua näiteks siis telefoni kuupaketi hinna
ja sinna hulka siis ka interneti hinna. Et loomulikult telefonipaketis sisaldub internet, mobiilne, aga ma pigem pean silmas siis Starlinki, et kuna Starlink on Austraalias sihuke väga must have asi ja mina isiklikult kasutan ka Starlink Mini enda autos siis ja ka traktoris, et siis on mul ka see olemas ja maksan ka selle eest. Et telefonipaketiks on mul võetud Telstra poolt siis sihuke pakett, mis sisaldab 100 SMS-i, 1500 minutit kõneaega ja 70 giga internetti. Ja selle eest tuleb välja käia $69 kuus ehk siis 41 eurot. Ja sellega on see teema, et sulle võib-olla tundub, et 70 gigabaiti internetti on meeletult vähe. Seda enam, kui sa näiteks Eestist tuled ja sa oled harjunud sellega, et sul on seal näiteks praegu piiramatu pakett. Siis omast kogemusest ma võin nii palju öelda, et algul Austraaliasse tulles ma ikkagi olin suht mures sellepärast, et kas ma saan hakkama nii väikse interneti kogusega. Aga elu näitas seda, et tegelikult täiesti reaalne, et suudad ilusti toime tulla. Minu puhul oli lihtsalt see, et kuna ma alguses siia tulles pidin ka enda YouTube'i videod laadima enda telefoni interneti pealt, siis see oli suur osa, mis nagu kaduma läks. Aga hiljem, kui sa oled juba kuskil farmis, kuskil elamises, siis on tihtipeale olemas ka Starlinki internet farmi poolt, nii et enda internetti sa väga palju tegelikult ei kulutagi. Aga Starlinki hinna koha pealt siis nii palju, et Starlinkil on olemas 2 erinevat paketti, millest siis esimene on, kui me ei eksi, mingi 50 gigabaiti, mida sa saad siis osta $80 eest kuus. See on mingi 40 eurikki, midagi sinna kanti. Või siis teine pakett on unlimited data ehk siis piiramatu. See on ka minul ja see on ikkagi päris kallis. Aga noh, ütleme nii, et kui sa ikkagi kasutad sellises mahus nii nagu mina, et ma laen selle sama interneti pealt enda videoid üles, ma kasutan igapäevaselt seda traktoris, ma kasutan seda autoga kuskil sõites, et GPS-i asju kasutada. Et siis see interneti maht on suht suur, tänu sellele sai ka võetud see unlimited data pakett ja selle kuu hinnaks tuleb $195 ehk siis 116 eurot, mis tegelikult on päris kallis. Et kui nüüd siia hulka liita veel see telefon ka otsa, siis ma tegelikult ju maksangi 157 eurot kuu nii telefoni kui ka siis internetipaketti. Et Eestis ma mäletan, mul oli mingi Elisa kodulahendus koos televiisori ja mingite muude asjadega seal 100 euro kanti, mis tundus juba päris karm olevat. Järgmine sihuke suur küsimus, mida on küsinud paljud minu tuttavad, sõbrad, ka paljud jälgijad, on siis see, et kas elektroonika hinnad tõesti Austraalias on nii palju odavamad kui Eestis. Et noh, enda kogemusest ma võin öelda, et enne kui ma Austraaliasse tulin, oli ka mul sihuke väike müüt, kuulujutt juba ees, et elektroonika on suht odav. Ja kui sa tahad endale mingit uut asja osta, näiteks telefoni, et siis Austraalia on täpselt see koht, kuhu seda nagu ostma tulla. Panin siin samamoodi jälle mingid kõige uuemad tooted, mis hetkel siis müügis on ja võtsin need hinnad JB Hi-Fi kodulehelt, mis on siis Austraalia kohalik suur elektroonika kaubamaja. Ja esimeseks näiteks iPhone 17 Pro, see on siis tavamõõdus, mitte Pro Max. Ja võtsingi sellised väga keskmise mälumahuga ka, et 256 gigabaiti. Ja sellise telefoni hinnaks on siin riigis täpselt $1 vähem kui 2000 ehk siis $1999, eurodest 1190 eurot. Praegu hetkel jään täitsa vastuse võlgu, mis sihuke telefon Eestis maksta võib. Ma ei ole vaadanud neid hindasid, aga ma julgen pakkuda, et ikkagi Austraalias on pisut odavam. Et see Pro Maxi hind, kui ma ei eksi, oli mingi $200 kallim. Ja mis ma siin veel leidsin, Apple Watch nutikell 11 seeria 42 mm ekraaniga, $550, 327 eurot. MacBook Pro 14 tolli ekraaniga, M5 protsessor, 512 gigabaiti GTAs, 16 gigabaiti RAM-i, hinnaks $2500 ehk siis 1490 eurot.
ja võtsin siia kõrvale võrdlusesse ka MacBook Airi, mis on siis küll 13 tolli ekraaniga M4 protsessoriga ja mälumahad samad, 512 kettaas, 16 RAM-i, hinnaga $1700 ehk siis 1013 eurot. Siia vahele üks Samsungi suur 75-tolline UHD Crystal telekas, 2025 aasta mudel, hinnaga $1695 ehk siis 1010 eurot. AirPods Pro 3 kõrvaklapid, samad kõrvaklapid, mis ma endale ka ostsin mõnda aega tagasi. Väga mugavad, väga hea kvaliteediga ja nende hinnaks siis hetkel soodushinnaga on $380 ehk siis 226 eurot. Ja viimaseks võib-olla elektroonika koha pealt tooks välja ka ühe Android telefoni. Peaks olema mingisugune Androidide kõige mudel äkki. Jään vastuse võlgu, ma ise kahjuks nendest väga palju ei tea, aga Samsung Galaxy S25 Ultra ja võtsin gigabaitideks siis samamoodi 256 gigabaiti. Ja selline telefon on siin hinnaga siis $1737 ehk siis 1035 eurot. Täpselt video tegemise ajal tuli üks telefonikõne vahele, aga lähme siis sealt edasi, kus me pooleli jäime, et elektroonika koha pealt nii palju kui oskasin välja tuua, nii palju tõin. Kellel on huvi, saab täpselt samamoodi uurida JB Hi-Fi kodulehe ja kui sa tunned, et sul on veel mingeid lisaküsimusi, mida sa tahaksid teada, siis alati võid jätta video alla kommentaari. Ma vaatan, kui ma oskan, siis ma ka sulle vastan. Siit liiguks edasi järgmisena siis elamiskulude juurde. Et paljud on küsinud, et palju ma maksan reaalselt igapäevase elu eest Austraalias. Siis tegelikult aus vastus on siuke, et kuna ma elan farmis ikkagi, siis farmis mina elamise eest ei maksa ja see on juba mul teine farm, kus on siis nii. Võib-olla kellelgi teisel on teistmoodi, võib-olla keegi teine maksab farmis elamise eest. Ma ei oska seda kindlalt välja tuua, seega ma räägin iseenda kogemusest. Et mina farmis ei maksa ei kommunaale mitte midagi, et ma lihtsalt elan siin ja kõik see elekter, internet, ma ei tea, õhksööspumbad, kõik see on included. Ja tavaliselt on olemas ka siis köögitehnika, ma ei tea, televiisorid, asjad, pesumasinad. Loomulikult hästi palju farme kasutab siiamaani gaasipliiti ja soe vesi tuleb ka gaasi pealt, nii et samamoodi jällegi gaasiballoonid asjad on olemas, sina ise sellest midagi maksma ei pea. Kulu, mis sa ise pead maksma, on siis sinu enda autokütus, kui sa tahad nädalavahetusel kuskil poes käia, kuskil mujal, sellepärast et ikkagi enamus farmi ülemused soovivad, et sa vabal ajal liiguksid iseenda isikliku sõiduautoga. Et neid farmi tööautosid väga ei taheta anda selle jaoks. Ja veel oskan välja tuua nii palju, et need inimesed, kes näiteks linnas elavad ja peavad üürima endale mingisugust tuba kellegi juures, siis jällegi enda kogemusest võin öelda, et meil Kullakal Austraaliasse kolides alles maksis ühele inimesele nädal aega majas tuba üürides $250, mis oli siis 150 eurot. Ja see oli nädalani. Aga see jälle väga palju sõltub sellest, et kus piirkonnas sa elad, kelle juurde sa saad, kes seda tuba sulle üürib, mis sul selles hinnas sisaldub, et kas sul on seal wifi olemas, kas sul on mingi fancy maja basseiniga või see on sul lihtsalt mingi väike tuba a la pesuvõimalusega, on ju. Et need on väga palju erinevaid, et kes tahab samamoodi jälle Facebooki grupid, igal pool on need postitused, kus mõni eestlane näiteks pakub tuba, pakub mõni kohalik inimene tuba. Et mina lihtsalt hetkel räägingi puhtalt sellest, mis on mu enda kogemus. Nagu ma mainisin, siis auto Austraalias on suht ikkagi must have ja see peaks seal endal olemas olema, sest et ilma autota on üpris keeruline. Ja siin ma oskangi võib-olla sulle mingisugused autoga seonduvad kulud välja tuua, pluss toon ka mingi näite, palju siis maksaks umbes siuke esimene sõidetav sõiduauto, mis see hinnavahemik võiks olla, kus maalt nagu võiks saada endale suhteliselt okei auto alustuseks näiteks vähemalt, et ei midagi kallist.
aga Lääne-Austraalia siis WA, kus mina hetkel olen, siin maksab auto registreerimine siia osariiki koos kõikide kuludega 9 aastaks umbes $490, mis on siis 292 eurot. Ja selle hinna sisse siis on juba arvestatud ka auto tehniline kontroll, et seda sa eraldi juurde maksma ei pea. Aga kui nüüd peaks olema mingisugune väga imelik põhjus, miks sa pead seda tehnilist kontrolli ehk siis ülevaatust ise tegema, siis see hind peaks olema siin kuskil maksimaalselt $110 ehk siis 65 eurot. Aga noh, nagu ma ütlesin, kui sa näiteks siin juba ostad mingi auto, registreerite oma nimele, siis ma ei ole kindel, ma ei ole siin Lääne-Austraalias ühtegi autot veel oma nimele võtnud, aga äkki see kõik ongi kokku see $490 ja seal sees on ka siis see auto tehniline kontroll juba olemas. Ja noh, loomulikult kütushinnad ma tõin enne välja, hooldused, asjad täpselt samamoodi, kas sa teed need ise, viid kuskile garaaži, see nii palju sõltub ja kuna ma ei ole kuskil mehaaniku juures ise käinud Austraalias, siis ma ei oska ka välja tuua, mis need hinnad seal võiksid olla. Ja noh, nii palju ma tean, et Austraalias ikkagi autode varuosad võrreldes Eestiga on päris kallid. Ja siukse keskpärase sõiduauto, no okei, võib-olla ka mingisuguse Masteri, ma ei tea, CRV, RAV4, Klugeri, mis iganes, Prado, saaksid sa siin kätte kuskil $5,000–7,000 eest. See on siis siuke summa, mille eest sa võiksid saada endale näiteks Austraalias esimese auto, millel on juba olemas rego, millel on olemas kõik vajalikud paberid ja mis oleks sellises seisukorras, et keelevõtiti sõida, et sa ei pea väga palju enda pead vaevama sellega, et kas sa pead midagi kohe remontima hakkama. Aga noh, see jällegi osariigist sõltub. Ma arvan, et on ka võimalik neid autost odavamalt saada, aga ma ei soovita osta ka mingit väga-väga odavat peldikut. Et mina näiteks tegin seda Queenslandis kohe algul ja sain selles mõttes mööda näppega kohe, et see odav auto ikkagi lagunes ära ja tänaseks päevaks seda autot ei ole ja see auto tänasel päeval ei sõida. Et see $5,000–7,000 on siis eurodes umbes $3,000–4,200 eurot. Ja nagu ma ütlesin, siis sa ei pea ostma nii kallist autot, sa võid osta ka odavama, aga see on minu soovitus lihtsalt. Ja kellel loomulikult on rohkem raha, võib ka alati kallima auto osta. Aga kui sa tuled Austraaliasse ja mõtled, palju sul umbes oleks auto ostmiseks raha kaasa vaja võtta, siis ma arvan, minu soovitus ongi siuke, et arvesta auto jaoks vähemalt $3,000–4,000 eurot. Näiteks veel mainin ära, kui palju maksab juuksur. Meil siin Esperance'is meeste lõikus oli $40 ehk siis 24 eurot. Naistel on see hind ilmselt teine, võib-olla sõltuvalt juuksurist on ka see hind kuskil teine. Ma ei ole väga palju juuksurisse ise jõudnud kahjuks. Ja kui ma päris aus olen, ega ma ei mäleta, mis need Eesti hinnad ka olid, et noh, 24 eurot on siin. Ma arvan, et Eestis on see meeste lõikus mingi 35 äkki, midagi sinna auku, kui ma eksin, parandage. Järgmisena tuleb ära mainida ka siis ikkagi alkoholi ja tubakatoodete hinnad. Et mingit reklaami millelegi ei tee, aga siuke kõige tavalisem suitsupakk maksab siis suitsupoes, et siin toidupoes sa suitsu osta ei saa. Aga ütleme, kui sa lähed sinna suitsupoodi, näiteks Smoke Mart, Tobacconist, midagi siukest, siis kõige klassikalisem suitsupakk maksab Austraalias $47 ehk siis 28 eurot. Või kui sa ostad terve ploki, näiteks nii nagu minu ülemus seda teeb, siis terve plokk minu ülemusel maksab kuskil $500, aga noh, see on jälle selle pealt näide toodud, et mis suitsu nagu tema tõmbab, et kuna ma olen talle linnast pidanud seda ise ostma, siis ma tean, mis tema see suitsupaki plokk maksab. Ja selle põhjal toon ka näite, et $500 oli see suitsuploki hind ja see on eurodes ümardatult 300 euri. Täna tahavad kuidagi kõik ikka vahele segada ja ei saa seda videot üldse siin rahulikult teha, aga lähme siis taaskord edasi, et jutt jäi pooleli sealt, et suitsu hinnad on suhteliselt laes on ju, et see oligi üks pakk 28 euri või siis plokk 3 sotti ja tahtsin ära mainida ka selle, et
eelmise aasta alguses oli Soomes suitsupakk mingi 12 € ja Eestis äkki oli mingi 6,5 vähemalt pool aastat tagasi, enne kui mina ära tulin Austraaliasse. No, õlle koha pealt näiteks, toome kes alkoholina välja, terve kast õlut 4,5 kraadist, 36 €, $61. Ja see jällegi sõltub, et kes mis õlut joob. Mina toon selle koha pealt näite, mida ma ise ostan. Et neid õllesid on väga palju erinevaid, need on väga palju erinevate hindadega, aga näiteks 36 € kast, siis selle sama raha eest on tegelikult võimalik saada ka terve pudel džinni. Et see on valikute küsimus, kes mida joob, on ju. Ehk siis $60 ka džinnipudel. Kange alkoholi koha pealt väga palju ei oskagi rohkem välja tuua, sest et ma Austraalias ei ole ostnud ja tegelikult ei ole väga palju joonud ka kanget alkoholi, et pigem ma olen see õlle peal tiksuja. Kui juba sinna jutt läks, siis näiteks pubis käid nädalavahetusel. Üks klaas käsitööõlut on mingi $13 umbes, mis on siis 7,7 €. Ja kui sa võtad näiteks õlle kõrvale pitsa ka, siis siuke kallim otsa pitsa on $30 ehk siis mingi 18 €. Ja see on nüüd kallim pitsa, et need on odavamaid ka, aga ma lihtsalt võtsin siin mingisuguse kallima otsa pitsa, et siis enam-vähem tead. Et nädalavahetusel mingi käid söömas, mingi 30 € läheb ikka ära, vähemalt. Et sa ei pea loomulikult õlut võtma, sa võid juua mahla, Coca-Colat, vett, mida iganes, aga kuna pubis on ikkagi suht popp õlut juua, siis selle põhjal ma selle näitega tõin. Martin arvas, et ma võiks välja tuua ka McDonald'si hinnad. Ma kõiki tooteid siin muidugi ei hakanud ette endale võtma, et neid hinnavõrdlusi siin teha või üleüldse neid hindast välja tuua. Aga 2 sükest kõige levinumat äkki on Big Maci suur eine, mille hinnaks peaks olema $15 ja eurodes teeb see siis €8,90 ja teisena näiteks valisin siit kohe juustuburgeri eine, mis on siis $11,5 ehk siis €6,90 ja need olid siis mõlemad suured eined. Et minu teada, kas äkki Austraalias polegi mingit Hesburgerit või, et meil ongi McDonald's, siis meil on see Hungry Jackson ja mingeid äkki asju on veel. Ma isegi ei ole päris kindel enam. Ja viimasena hindade koha pealt ma tahaks kindlasti ära mainida selle, et ma küsitlesin ühe video lõpus arstiabi ja selle kättesaadavuse kohta Austraalias. Ja ma mõtlesin, et kui me juba hindadest räägime, et siis ma toon ka mõned näited, et kui kallis on arstiabi siis, kui sa tuled Austraaliasse ilma elukindlustuseta või kui sul saab see läbi ja sa seda ei pikenda. Alustuseks muidugi ütlen, et arstiabi on ikkagi päris hästi kättesaadav Austraalias. Perearsti juurde saad keskeltläbi mingi 1-3 tööpäeva jooksul. On ikkagi kvaliteetne see asi, et ei ole mingi külatohter sind ravimas, vaid on ikkagi inimesed, kes teavad, mida nad teevad. Ja võtmesõnaks ikkagi on ja jääb see, et elukindlustus on väga oluline, kui sa tuled Austraaliasse. Kui sul seda ei ole, siis järgnevad hinnad, mida ma siit ette loen, on siis kõik sinu enda kanda. Ja kuna internetis oli neid hindasid nii ühest siis, ütleme, tabel oli siuke ülevalt alla ja seal olid kallid hinnad ja odavad hinnad. Ma võtsin nüüd need kallimad ja just selle eesmärgiga, et sa saaksid võib-olla aru, et kui nagu päriselt midagi juhtub ja sul ei ole seda elukindlustust, et kui kalliks see asi sul maksma võib minna. Et alustuseks juba lihtsalt perearsti juurde visiit. Kõige kallim, mis mina leidsin, on $120 ehk siis 71 € ja 50 senti. Kindlasti on kohti, kus sa saad mingi 50 € ka, aga see on siis kõige kallim, mis mina leidsin. Vereanalüüs $300 ehk
178 eurot. Röntgenpilt, kui pead tegema, $500 ehk siis 298 eurot. Ehk siis 3 sotti pelgalt sellele, et lihtsalt teha röntgenit. Erakorraline abi ehk siis EMO. Ja seal on jagatud need juhtumid 3 erinevaks juhtumiks, ehk siis kerge, keskmine ja siis raske ehk siis eluohtlik juhtum. Ja alustades siis kõige kergemast juhtumist, seal võib see hind jääda siis $700 ehk siis 417 eurot. Keskmine juhtum, kui sul on midagi suuremat häda, on $1500 ehk siis 894 eurot. Ja eluohtlik olukord, kui sa näiteks oled suremas, ma ei tea, keegi on sind tulistanud, ma ei tea, madu hammustusega, vastumärki polnud, jäid auto alla, siis eluohtliku olukorra hind on alates $2400 ehk 1430 eurot. Ja see võib sealt numbrist ainult ülespoole minna, sõltuvalt sellest, kui hull su olukord parasjagu on. Ja muidugi haiglaravi siis nii, et sa oled haiglavoodis, palatis, 1 öö $3100 ehk siis 1848 eurot. 1 öö. Kui sinuga juhtub midagi tõsist, veedad nädal aega haiglas, siis võid selle kulu juba ise siin vaikselt välja arvutada. Ja ma arvan, et sellele kulule tuleb kindlasti veel mingeid asju juurde ka. Nii et tasub ikkagi mõelda, kas see elukindlustus on vajalik või ei ole. Et ma arvan, et see mingi kas või alguses mingi pool aastat teha paarisaja euro eest tundub igatepidi mõistlikum ja parem, kui hiljem mingeid tuhandeid kuskile tampida. Ja tegelikult nimekiri ongi läbi, et ma mingit väga suurt meeletut pikka nimekiri endale ei koostanud. Nendest hindadest võib-olla said natuke aimu, mis käsi siin maksab. Kui midagi jäi mainimata, mis sulle huvi pakub, kindlasti küsi. Kui ma oskan vastata, siis ma vastan. Ja ma arvan, et jah, ega siin väga palju muud pole, et ikkagi põhiline kulu ongi sul see internet, telefon, toiduarved ja kütus. Et elamine on tasuta, nii nagu ma mainisin. Ja need hinnad minu arvates on kas suht samad, mis Eestis või gramm odavamad. Aga siin peab ikkagi sellega arvestama ka, et inimesed teenivad rohkem raha. Ja tänu sellele on sul nagu rohkem võimalusi siin asju teha, olla, näha, avastada, ma ei tea, asju osta. Kuid kui sa selle video jaksasid siia lõpuni ära vaadata, siis kindlasti suur aitäh sulle. Ja ma arvan, et järgmine kord näeme juba uues videos, kus siis suure tõenäosusega ikkagi räägib juba Martin teile sellest, kuidas, mida tema tegi, mida tema nägi. Nii et jah, kui sul tükki küljest ära ei võta, võid seda like nuppu vajutada, võid mulle suubi panna. Et tasapisi otseselt ei kogu neid, aga mida rohkem teid on, seda rohkem on ka mingisugust motivatsiooni ja tahtmist seda asja edasi teha. Nii et jah, puhtalt sinu enda valik, kas sa teed seda või mitte. Vot, kuule, aga mis seal ikka, näeme juba järgmine kord.